Kallid naissoost sotsiaalmeediaaktivistid, me võitleme imelise islamiusu eest, mis toetab naiste õigusi kõikjal. Ma tahan teile lihtsalt natuke meenutada, kuidas selle ideoloogia all elamine tegelikult välja näeb. See on vana video, aga see on endiselt sama tõene kui alati. Kas teid ootab ees üks maiuspala ja julgen öelda ka üllatus, sest teie ideoloogiline töö on väga hea ja väga oluline. Ja võib-olla tänu teile saame me kõik elada sellises reaalsuses. See ongi see, mida need inimesed on oodanud. Nad tulid siia päevast päeva. See on kunst. Ta kajastas sündmusi üle tunni ilma vähimagi probleemita. Ja mis siis juhtus? Meie kaamera. Muide, see on Lara Logan ja see video on väga vana, nagu kvaliteedis näha. Mu aku sai tühjaks. Aku sai tühjaks ja pidime korraks peatuma. Ja järsku vaatab paha mulle otsa ja ütleb, me peame siit ära minema. Paha ei tunne end siin hästi. Ta on egiptlane, ta räägib araabia keelt ja kuuleb, mida rahvas räägib. Jah, ta mõistab seda, mida keegi teine meeskonnast ei mõista. Nii et Lara Logan on Egiptuses filmimas, et mõista, mis toimub valitsuse muutustega. See oli vist 2011 aastal, ma ei ole päris kindel. Ära võta mind selle koha pealt sõnast. Ja ta on seal koos filmimeeskonnaga, et rääkida inimestega ja meestega selles protestis. See on väga julge tegu, aga võib-olla natuke rumal, sest me kõik teame, kuidas need mehed kipuvad käituma. Igatahes ta on seal koos selle turvamehega ja kui kaamera aku tühjaks saab, ütleb turvamees, me peame siit kohe kaduma. Ja tema küsib, miks? Tema vastab, me peame kohe minema. Täpselt nii. Hiljem öeldi mulle, et nad ütlesid, võtame tal püksid jalast. Ja järsku, enne kui ma arugi saan, tunnen, kuidas käed haaravad mu rindadest, haaravad mu jalge vahelt, haaravad mind tagantpoolt. Ma mõtlen, see ei ole nii, et üks inimene ja siis see lõpeb. See on nii, et üks inimene, siis teine inimene, siis veel üks inimene. Ja ma tean, et Ray on seal samas ja ta haarab minust kinni ning karjub. Lara, hoia minust kinni, hoia minust kinni. Kui ta tõmmati sellesse kaosesse, salvestas kaamera tema karjatuse. See on südantlõhestav. Sõna otseses mõttes 5 sekundit enne selle video tegemist naeratasid kõik ja olid tema vastu toredad, sest nad olid kaamera ees. Kõik need mehed, vaadake seda. Jee, me oleme kaamera ees, me oleme kaamera ees. See on nii lõbus, see on nii lõbus, see on nii lõbus. Ta ei tea veel, et mõne minuti pärast kogeb ta tõelist seksuaalset ahistamist. Keegi suvaline mees haarab tal jalge vahelt ja tal pole aimugi, kuna ta on ajakirjanik. Pea meeles, et meie läänes arvame või kaldume arvama, et ajakirjanik olemine tähendab, et sul on õigused, et sind kaitstakse, et sind ei tapeta sõjatsoonis või sind ei kuritarvitata. Sa võid minna poolohtlikesse olukordadesse ja ajakirjanikuks olemine kaitseb sind. Aga nende inimeste puhul see tegelikult ei kehti. Sa oled blond, kena naine. Ma tahan temast ka osa, ma võtan ta endale. Mind haaraterati tagant poolt jalge vahelt. Ma mõtlen, et see ei ole nii, et üks inimene teeb ja siis lõpeb ära. See on nii, et üks inimene, siis teine inimene, siis veel üks inimene. Ja ma tean, et Ray on kohe seal ja ta haarab minust kinni ja karjub. Lara, hoia minust kinni, hoia minust kinni. Kui ta tõmmati sellesse kaosesse, salvestas kaamera tema karjatuse. Ja ma karjun, mõeldes, et kui ma karjun, kui nad aru saavad, siis nad lõpetavad. Tead, kas keegi peatab nad või nad ise lõpetavad, sest see on vale. Aga juhtus vastupidi. Mida rohkem ma karjusin, seda enam ajasse neid pöördesse. Asi on selles. Kui sa uuriksid islami reegleid või midagi sellist, siis nad ütleksid midagi täiesti hullumeelset. Näiteks, et kui sa ei karju kohe ja ei pane neid kohe lõpetama, ja see on tsitaat ühelt imaamilt ühest videost, mida me paar päeva tagasi vaatasime, siis ei saa sa paar päeva hiljem tulla ja selle üle kurta. Mida sa ootad? Sa pead neid kohe peatama. Ja ometi ütleb ta siin, et ta proovis. Ja mida rohkem ma karjusin, seda rohkem nad jätkasid. Mida rohkem nad nautisid seda jõuvõitlust, seda rohkem hindasid nad seda väga seksualiseeritud hetke, kus nad said haarata blondi reporterit ja ta karjus ja selle vastu ei saanud midagi teha. Keegi rahva hulgast hüüdis, et ta on iisraellane, juut. Kumbki ei vasta tõele, aga selle rahva hulga jaoks oli see nagu tikk bensiinile. See jõhker rünnak muutus murvarlikuks raevuks. Mul on üks käsi Ray peal. Ma olen kaotanud kohaliku abilise, ma olen kaotanud juhid, ma olen kaotanud kõik peale tema. Ja ma tunnen, kuidas nad kisuvad mu riideid. Ma arvan, et mu särk, mu kampsun tõmmati täiesti seljast.
mu särk oli mul ümber kaela. Ma tundsin hetke, kui mu rinnahoide rebenes. Nad rebisid mu rinnahoide metallist kinnitused katki. Nad rebisid need lahti. Ja ma tundsin seda, sest ma tundsin õhku oma rinnal, oma nahal. nii et nüüd ei ole ta mitte ainult blond juut sionist, mida siin tegelikult ei ole. Ma ei tea, kas ta on sionist, aga see ei vasta tõele. Ta on nüüd põhimõtteliselt alasti protestil, mis on täis naisi. Mehi, mitte naisi. Ja ma tundsin, kuidas nad rebisid need ära. Nad lihtsalt rebisid mu püksid tükkideks. Ja siis tundsin, kuidas mu aluspesu ära rebiti. Ja ma mäletan, kuidas ma vaatasin üles, kui mu riided rebenesid. Ma mäletan, et vaatasin üles ja nägin, kuidas nad tegid oma mobiiltelefonidega pilte. Nende telefonikaamerate välgud sähvisid. Ray teatas, et leidis, et tal oli sinu jope varrukas käes. See oli täielikult ülejäänud jope küljest ära rebitud. Ma tundsin sel hetkel, et Ray on mu ainus lootus ellu jääda. Tead, ta vaatas mulle otsa ja ma nägin tema nägu. Meie vahel oli inimmeri, mis rebis meid mõlemaid ja peksis meid. Ma ei teadnudki, et nad peksid mind lipuvarraste ja keppidega ja muude asjadega, sest ma ei tundnud seda isegi. Sest ma arvan, et seksuaalne rünnak oli ainus asi, mida ma tundsin. Nende käed vägistasid mind ikka ja jälle. Vägistasid sind kätega? Jah. Lakkamatult? Eestpoolt, tagantpoolt. Ja ma ei teadnud, kas suudan Reist kinni hoida. Ma hoian temast kinni, ma ei tahtnud temast lahti lasta. Ma arvasin, et ma suren, kui ma Lasen temast lahti. Nii, kuidas me end tunneme? Imeline, eks? Kallid naisajakirjanikud, kes te propageerite pro-islamistlikku agendat, see võiks juhtuda ka teiega. Jah, maitsev. Imeline. Nii tore lugu. Sa võiksid minna protestile ja proovida salvestada, mis seal toimub. Ja nad võivad võtta sul kõik riided seljast ja vägistada sind mitu korda oma kätega, nagu ta ütles. Ja sa võid olla jääd ellu, võib-olla mitte. No tegelikult ei ole üksikasju selle kohta, kuidas ta ellu jäi. Las ma otsin selle korraks üles. Okei, siin on meil üksikasjad, mu sõbrad. Lara Logan jäi ellu pärast ränka seksuaalset rünnakut ja peksmist Kairos Tahriri väljakul 11. veebruaril 2011, kui ta päästsid umbes 20 Egiptuse sõdurit ja kohalikud naised, kes sekkusid. Logan, CBS Newsi välisasjade P-korrespondent, kajastas president Husseini Mubaraki tagasiastumise järgseid pidustusi, kui ta sattus enam kui 200 inimese suuruse rahvahulga keskele ja eraldati oma meeskonnast. Rünnak kestis umbes 25–30 minutit, enne kui grupp Egiptuse naisi, kes olid lähedal aia ääres laagris, moodustasid tema ümber kaitseringi, millele järgnes umbes 20 Egiptuse sõduri saabumine. Logan kirjeldas rünnakut kui kestvat ja jõhkrat seksuaalset rünnakut ning peksmist. Hiljem meenutas ta, et mõtles mitte ainult, et ma suren, vaid see saab olema piinarikas surm, mis kestab igavesti. Ta tiriti turvalisusesse, päästeti ja viidi seejärel tagasi oma hotelli, enne kui ta järgmisel päeval Ameerika Ühendriikidesse tagasi lendas, kus teda raviti haiglas 4 päeva. Selles tohutus rahvamassis eraldati ta oma CBS-i meeskonnast ja ihukaitsest, kes oli endine Briti sotsiaalteenistuse eriüksuse liige. See on jälk ja vastik lugu. Jälk ja vastik lugu. Lara on muide siiani ajakirjanik ja teeb uskumatult julgeid asju, aga just see juhtuski. Niipea kui kaamerad olid välja lülitatud, niipea kui nad ei pidanud enam esinema ega lootma, et see blond naine teeb nad kuulsaks, üritasid nad teda ära kasutada ja väärkohelda, ning nad oleksid ta ilmselt tapnud, kui poleks olnud neid naisi, kes välja läksid ja ta päästsid. See on lihtsalt hullumeelne, et need lood ei ole üldteada, et inimesed ei saa aru, et just seda nad tegelikult tahavadki, just nii nad tegelikult käituvadki. Mina isiklikult olen ausalt öeldes lihtsalt nii uskumatult tüdinenud sellest kõigest. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.